Aga selgituseks veel, et kõik need asjad, mida te nägite, need ei ole välja mõeldud asjad, need on eksisteerivad asjad. Neid toodetakse, neid ostetakse, kellelegi on need vajalikud. Kui lisada raskust, nii mugavad on. Ma tean ju. Больше мусорных контейнеров и ухаживать за природой. Нужно выделить деньги на использование солнечных батарей. Использовать натуральные моющие средства и удобрения. Вместо нефти и газа использовать энергию ветра, воды и солнца. Запретить использование пластиковых пакетов и устраивать единые дни по уборке и благоустройству территорий. Täna on 1. märts 2016, oleme Tartus Veeriku koolis ja meil toimub siin 2-tunnine programm kliimamuutused ja jätkusuutlik põllumajandus. Esimeses tunnis oli teooria ja ees ootab meil teine tund, kus me hakkame seemneid potti panema. Mis asi on traditsiooniline põllumajandus? Kas keegi oskab mulle vastata? Näiteks tänasel päeval, kui keegi kasutab kuskil mõistet traditsiooniline põllumajandus, mis asi see on? Ehk siis nüüd see keemiliste väetistega põllumajandus on siis nii palju parem nagu taime kasvule, et kas taim kasvab kiiremini ja kas see taime mass on putukatele vastupidav või mahe, ehk siis nüüd see alternatiivne põllumajandus, tulevane ma eeldan siis 3. peale sool pluss vetikas, 4. peale vesi ja 5. peale keemiline. Saite igaüks aru? Igale ühele nimi, aga siis see sool pluss vetikas läheb eraldi. Lõigake endale igaüks 5 tükki siit valmis. Sul on mulda vaja. Ei pea sõõrma. Sina saad igasse kotti 5 seemnet vahega. Et kes ei ole seemneid pannud, sõrmega lükkad auväiksest igat kotti kastate erineva lahusega, aga see kogus peab alati olema sama. Isegi kui tundub, et üks pott on märjem kui teine, vahet ei ole, kogus läheb ikkagi sama, muidu me ei saa sealt võrreldavaid tulemusi kätte. Ja kui järgmine tund tulete ja teil on ikka potid väga märjad, kas siis üldse kastame? Ei. See on hermetaim. Hermetaimel me võiksime leida parimal juhul juurte pealt mügarbakterite kogumikke, siis kui on taim üritanud mullaviljakust parandada. Aga kas me nüüd leiame, kuna taim on veel nii väike, ta ei ole suureks kasvanud, siis me ei pruugi neid mügaraid niimoodi märgata, et selleks on natukene nii, vaatame. Aga kas ma pean... Aga mis need? Mis nad tegidki head? Nad teevad looduslikku lämmastikku, panevad mullale juurde, siis nagu väetis, looduslikku väetis, nagu sõnniku, sarnast materjali nagu sõnniku sees palju on. Kuidas ma tõmban? No ma ütleks, et hetkel mina sellel taimel mügarbakterite niisuguseid suuri silmaga homatavaid kogumikke ei näe. Järelikult võiks ka kirja panna, olemas, näed siin, need, vot siia, näed mügarikku, jah? Ei ole. Aga see oli ka selles potis, näed?
selle nimi on refraktomeeter. Ta mõõdab nii suhkrusisaldust kui kuivainesisaldust. Sisuliselt näitab, et kui elujõuline see taim siis on. Üldjuhul, et mida suhkrusrikkam, mida kuivainerikkam, seda külma ja putuka kindlam. Ja siis me piirume siia sisse niimoodi ja vaatame, milline näit siit tuleb. Ja siia vahele siis pannakse tilgake seda taime mahla siia optilise mõõte piirkonna peale.